Mina olen Helena Oselin ja olen ametilt logopeed. Olen nüüdseks töötanud juba üle 20 aasta ja olen töötanud nii täiskasvanutega kui lastega. Ja väga oluline töö praegu käib mul ka lapsevanematega. Et kuna minu töös praegu enamus klientidest on lapsed, siis aastatega olen aru saanud ka sellest, et lapsevanemate nõustamine on üks väga oluline valdkond. Lisaks sellele annan nõustamisoskuste osas praktikume Tartu Ülikooli logopeedia ja eripedagoogika üliõpilastele. Ma tajusin seda või mõistsin, et on vaja rohkem teadmisi nõustamise vallas juba siis, kui ma kirjutasin oma lõputööd ülikoolis ja see oli hästi praktiline töö, et ma viisingi läbi ühe täiskasvanud kliendiga kogelusteraapiat ja analüüsisin seda. Ja selle käigus ma mõistsin seda, kui oluline on koostöö saavutamine ja selline kliendiga ja selline teadlik suuremad teadmised nõustamisoskustest üldse. Ja edasi MI jõudis minuni suhteliselt juhuslikult, et selles töökohas, kus mina parasjagu töötasin, see oli siis Tartus Hariduse Tugiteenuste Keskuses, viidi läbi MI algkursust ja mul oli see klaas piisavalt tühi, et ma olin väga ootamas nagu mingit nõustamise alast sellist lisapädevust ja juba selle algkoolituse jooksul ma sain hästi aru, et esiteks võib-olla see MI vaimsus köidab mind, et minu jaoks on oluline see, et inimene oleks aktsepteeritud sellisena, nagu ta on. Ja kui inimest aktsepteeritakse sellisena, nagu ta on, siis ta julgeb ennast avada ja siis ka selline muutuse tegemine on tema jaoks tegelikult tõenäolisem, seda on tal lihtsam teha. Nii et selline aktsepteerimise põhimõte ja inimese väärtustamine, kliendi väärtustamine, et see on mu jaoks oluline. Ja siis meelelaadist, MI meelelaadist veel selline autonoomia toetamine, et igal inimesel on õigus oma elu puudutavaid otsuseid ise teha. Et keegi teine ei saa öelda, et sa pead tegema nii või naa. Et kui inimene ise selleks loa annab, et anna mulle nõu, siis seda saab teha. Aga muidugi hakkad infot andma, et see teadmine tuli mulle alles MI-st, et tegelikult on mõistlik luba küsida, enne kui hakkad teisele inimesele infot andma. Ja mulle endale väga meeldib, kui minuga niimoodi käitutakse, et siis need samad meelelaadi põhimõtted, ma püüan neid oma klientidega suheldes ka rakendada. Et see oli see esimene asi, mis nagu MI-s kuidagi tundus, et see sobib mulle. Ja teine asi, mis siis nagu lisaks tuli, olid need oskused, et selline teadlik ja süsteemne nõustamise käsitlemine. Et kui ma edasi õppisin, siis nagu mõistsin järjest rohkem seda, et kus see minu arenguvald on ja kuidas see mind toetab, mis ma õpin. Ja MI minu jaoks on kõigepealt see vaimsus või meelelaad. Kui see on kohal, siis selle nõustaja või siis spetsialisti sees, et see hoiak, siis järgmine asi võib-olla see, et koostöö kliendiga, et see hakkaks toimima, et nad on partnerid. Ja siis edasi saab ehitada neid protsesse ülesse ja järjest sinna muutuse suunas, kasutades neid nõustamisoskusi, mis siis lühidalt on PACT. Selline lühend, kes MI-ga kokku puutub, see seda ikka kuuleb, et 4 peamist nõustamisoskust, mida sa siis vastavalt sellele, kus sa nagu oma nõustamise protsessides oled, vastavalt sellele siis sätid neid sinna. Aga alati arvestades teist poolt. Kõige lühem vastus ongi see, et me teeme seda koos ja ma austan sind ja arvestan sinuga. See on minu MI. Ja see oli see 2014 aasta algkoolitus.
ja ma olin hästi huvitatud nõustamiskoolitusest. Saime enda peal nüüd üksteise peal nõustamisharjutusi teha, siis tajud ära, kui keegi väga mööda paneb ja kuidagi kriibib ja selle pealt juba õpid. Ja mis minu arust väga palju alati õppimisel aitab, on see, kui ma ise teen kas mõne oma tuttavaga sellise MI intervjuu õppimise mõttes või siis kliendiga, salvestan seda ja vaatan ja seejärel saan tagasiside, analüüsin ise ja saan tagasiside ka kas siis mõnelt kaasõppijalt või siis lektorilt. Et see on olnud alati hästi arendav, see selline reaalselt läbitegemine ja selle analüüsimine. See esimese kogemusega ma mäletan selgelt ka seda, et kui ma tegin siis kliendiga intervjuud, kuidas ma andsin infot, et seda infot tuligi lihtsalt palju. Mina spetsialistina tundsin, et mul on nii palju head ja olulist infot, mida talle anda. Ja kui ma siis seda pärast kuulasin, et ei mingit pausi, ei mingit küsimust, et enne, mida te juba teate, või siis ka vahepeal, et mis te sellest jutust arvate, mida me rääkinud oleme, või kas või seda, et kas te olete valmis praegu, ma jagaks teile natuke infot. Et see oli selline esimene suurem õppimiskoht, et tükkeldaks väiksemaks ja kaasaks teist poolt ka info andmisel. Ma arvan, ma suhtlejana olen ikka olnud kogu aeg üsna empaatiline, et see on ikka kaasas olnud. Aga tänu MI-le ma õppisin rohkem aru saama, et kes mina selles protsessis olen. Et ma ei võtaks liiga palju vastutust, sest kui mina võtan liiga palju, jääb kliendile vähem ja mul endal on raskem. Ma arvan, ma püüdsin olla ikkagi kaua, nagu andes endast parima, et ma oleks väga hea logopeed. Ja pärast seda MI õppimist, no ikka aastatega tasapisi on tulnud võib-olla see, et kuidas ma saan sind toetada. Mitte see, et kui hea mina olen. Kuidas ma saaks nagu klienti toetada, et ma näeks, mis temas juba on, mis ressursid, mida saab nagu esile tuua. Ja märkaks seda, kui ta millegagi nagu tahaks kaasa tulla või miski on kliendile võõras, et siis ma nagu elu eest seda pressima ei hakka. See on küll õppimiskoht olnud. Jaa, ei ole üldse lihtne. See on ka selline asi, mida ma ikka õpin ja mingid asjad on läinud selgemaks, aga mingid asjad on sellised, et läheb veel aega, et õppida. Et kõigepealt ma arvan, et see tajumine, et kus logopeedi töös on näiteks juhendamise koht ja kus on nõustamise koht. Et logopeedi töös need nõustamise hetked võivad olla sellised episoodilised, see võib olla ka paar minutit, aga ära tajuda, et see vestlus praegu, mis mul siin näiteks lapsevanemaga on, et see on nüüd see nõustamise hetk ja nüüd on oluline arvestada teist inimest kui partnerit, uurida, mis tema arvamus on, millised on tema ressursid tegutseda, et ei läheks selliseks ülevalt alla suhtlemiseks näiteks, et nagu seda teadvustada, et ma ei anna ainult ülesandeid, vaid ma näiteks ka uurin, et milline valmisolek kliendil on, et teha mingeid koduseid harjutusi või mida ta juba on teinud ja mis on toiminud või millist abi ta vajab selleks, et koduseid harjutusi lapsega näiteks teha. Ja see enesehoiu küsimus, ma arvan, et inimestega töötavatel spetsialistidel on hästi oluline küsimus. Ja mina olen ka tasapisi nagu erinevate koolituste jooksul juurde õppinud, et kuidas ennast hoida ja saan aru selle tähtsusest. Ja MI tõepoolest aitab, kas või seesama vastutuse jagamine ja teise inimese autonoomia, rõhutamine, toetamine, arvestamine, et teine teeb oma otsused ise. Ja teine inimene on partner, et me nagu teeme koostööd, see partnerluse põhimõte. Ja minu ülesanne on kaasata koostööle, et mina kutsun, siis me mõlemad saame olla koostöös. Ja see kaasamine koostööks, see peaks tegelikult olema kogu sellest teraapia protsessis nagu läbiv. Ükskõik kus me oleme, aga teine on ka kaasas. Et ma nagu ei hakka kiskuma kuskil, siis ongi raskus liiga suur. Et see ma arvan on see, mis MI osas nagu toetab.
ma arvan, minu kõige suurem õppimiskoht, see oli vist aasta 2022, nii et ma olin juba MI-ga kokku puutunud oma 8 aastat. Siis ma sain ühel asjal niimoodi kuidagi nagu näpu peale panna, et ikka tajud, aga see oli rakendaja kursuse raames, see on hästi selline pikk, 9 kuud vist kestis meil see koolitus. Ja seal olid ka erinevad sellised supervisioonid, kovisioonid, kus sai siis ka enda salvestustele tagasisidet ja pikemalt mõnda enda kliendi lugu analüüsida. Ja mina võtsin sellise loo, kus ma olin nagu natuke hädas lapsevanemate nõustamisel. Ja seda võib tegelikult nii logopeedide kui eripedagoogide suust, ka lasteaiapedagoogide suust, kuna ma olen õpetanud nii logopeede, eripedagooge kui lasteaiaõpetajaid ka MI osas. Et ma olen seda kuulnud nagu koolitustel korduvalt, et aga kui lapsevanem ei tee seda, mis on vaja, mis lapsel on vaja, eks ju. Et siis nagu ei saa last aidata, et see on see murekoht. Ja see, mida mina enda jaoks avastasin, oli seesama olukord. Vanemad tulevad minu juurde sooviga, et ma toetaks neid, kuidas oma kogelevat last aidata. Ja teeme seda teraapiat ja ma annan justkui mõtteid, kuidas võiks teha tööd lapsega, aga vanem ei tee. Ja ma ei saanud nagu aru, milles see asi on. Ja tänu sellele analüüsimisele, selle loo analüüsimisele, ma mõistsin lõpuks seda, et minu eesmärk oli seatud nagu lapse osas, et lapse kõne muutuks sujuvamaks. Vanemal oli sama eesmärk, me liikusime justkui samas suunas, tundub nii. Tegelikult oli selles loos ju veel ka täiskasvanu. Ja täiskasvanu ressursid, siis kas oskused, teadmised või motivatsioon võis olla mingi koha pealt selline, et ta vajas tuge või oli minul ka puuduv info, et kus kohas tal see takistus on, miks ta nagu kaasa ei tule. Aga ma ei olnud seda uurinud nii selgelt enne, et millised on tema nagu oskused, teadmised, motivatsioon. Ja ma ei olnud temaga koos seadnud seda sihti, et kuivõrd tema on valmis nagu kodus toimetama sellesama lapse kõne sujuvuse heaks. Kui palju ta on valmis tegema, mida ta on valmis tegema, et see eesmärk või see siht oli nagu koos seadmata. Et ma võtsin seda nagu eeldusena, et ta tuleb, siis ta järelikult teeb. Selline õppimiskoht. Ja ma arvan, et see on hästi oluline meeles pidada alati tehes tööd lastega. Ja kui on tegelikult väga vaja, et see vanem aitaks selle näiteks harjutamiste kordade arvu saada suuremaks kui see, mis on ainult logopeedi juures käimine. Et siis see koostöö saavutamine vanemaga on üks suur asi, mis väga palju aitab last lõpuks. Ma arvan küll. Hakkaks peale iseendast, mõnes mõttes on selle enesehoiu küsimusega seotud, et kui MI vaimsuses see aktsepteerimine ja täielik väärtustamine on sees, siis tegelikult mina ise olen ka väärtuslik. See teadmine, ma olen ise hinnaline, minu mõtted ja mina sellisena, nagu ma olen tähtis ja väärtuslik. Et võib-olla sealt hakkab peale, et ma hindan ennast ja siis ma hindan ka teisi inimesi samamoodi. Pean väärtuslikuks, kes minu ümber on. Ja võib-olla MI mõttes nagu see, et ma ei unustaks ära, olen vahest päris emotsionaalne olla. Ja impulsiivne võib-olla kodus või sõpradega, aga et nagu see mõte, ma arvan, on tänu MI-le minu sisse nagu rohkem tulnud, et see teine pool, mis tema sees on. Minu sees on palju, mis tahaks võib-olla vahest välja tulla. Aga mis tema sees on, uuri nüüd seda ka, et see on ka nii huvitav, et see nagu ikka jälle meelde tuleks. Ja ta tuleb meelde ja see pakub mulle huvi. Et võib-olla see on üks niisugune põhimõte, et teise inimese eest esile toomine ja ka võimestamine, selline tunnustamine, märkamine, ressursside märkamine, et see on MI-s ka hästi olulisel kohal nii oskuste mõttes tunnustamine kui ka sellise meelelaadi poolest. Et mis on tema ressursid, et seda nagu otsida ja näha seda positiivset ka.
ja siis võib-olla päris niimoodi oma pereelust, et ma ei saa öelda, et ma nüüd lähen koju kellegagi MI-d tegema, et ei lähe. Et see pole see ülesanne, ma olen kodus ikkagi abikaasa ja lapsevanem, vähekene teine roll. Aga mida ma olen tähele pannud, et näiteks kui ma lugesin raamatut Tark lapsevanem Gordonilt, kuna ma tundsin, et mul on seda vaja, meil mõlemal abikaasaga oli vahepeal vaja, et oma lapsi oskaks ühtemoodi nagu kasvatada ja rääkida. Need oleks mingid terminid, mingid arusaamad, et ühiselt rääkida. Siis sealt see mõte, et kui lapsel on probleem, siis on mõistlik pigem peegeldada, mitte hakata lahendusi pakkuma. Ja võib-olla siis see peegeldamise oskus on tulnud just tänu nendele MI kursustele ja sellele, et ma teadlikult olen seda harjutanud ka töös, et siis see nagu minu praegu 17-aastase lapsega suheldes kulub väga ära. Ma tajun selle hetke ära, et ära nüüd hakka kohe nõu andma või korrigeerima, peegelda praegu. Aktsepteerimine vist jah. Sest ma usun, et sellest tuleb nii palju. Kas või see, et see inimene, kes mind aktsepteerib nii palju, kui ta vähegi saab, et ma tajun seda, kui ta aktsepteerib. Selle inimesega ma avan ennast rohkem, mul on hea olla, ma olen vaba, ma saan oma potentsiaali rohkem rakendada. Et seda sama nagu ma tahaks pakkuda oma klientidele ka. Ja ma arvan, et see on see, mis tervendab. Jaa, väga. Ma arvan, ma enne MI, no ma otsisin nagu nõustamisoskusi ja mingit struktuuri, aga ma arvan, ma nii palju ei mõelnud sellele, et just see muutuse tegemine võib ka minu erialal olla nagu see võtmekoht, et mis tegelikult nagu muudab teraapia efektiivseks. Inimesel on vaja oma elus mingeid muutuseid ellu viia. Et nagu see mõtlemine ja võib-olla see mõistmine, et paljud inimesed on juba proovinud muutust ellu viia, aga see on kas luhtunud või siis ka paljud kardavad muutust ellu viia ja kuidas sa siis saad nagu toetada selle võimestamise, jõustamise, tunnustamise, ressursside otsimisega või varasema sellise muutusest, mõnest muust muutusest, sellise positiivse kogemuse väljatoomisega, et inimene saaks sellisel moel nagu seda oma jõudu jälle üles leida, sellist eneseusku leida. Kui kellelgi on huvi, et saada rohkem teadlikuks sellest, kuidas ta nõustab enda nõustamisoskustest ja on huvi neid oskusi edasi arendada, siis MI selles mõttes on minu arust hea meetod. MI pluss on see, et ta on hästi süsteemne. Mõnes mõttes ta tundub lihtne, sellepärast et ta on nii süsteemne ja loogiline. Et kui esitatakse üks päev ainult sellist loengut MI koha peal, siis võiks öelda, et jah, ja ma teen seda. Aga kui sa hakkad rakendama need päris sellised katsetused, ma olen palju teinud nõustamisharjutusi erinevatele üliõpilastele, logopeedidele ja siis, kui me läheme praktika juurde, siis nad on nii, et päris raske on. Sinnamaani on kõik, ja me teame küll. Ja siis, kui on see, et aga palun nüüd salvesta ka seda, kuidas sa nõustad ja analüüsi seda, et siis on nagu, siis tuleb välja, et kui palju mul on veel õppida. Et selles mõttes ma arvan, see on nagu hea võimalus arendada endas nõustamisoskusi ja kliendid on tänulikud, ma usun.